Eesti Laul Eurovisioon. See on võistlus, kuhu pürgivad ka kõige suuremad nimed. Mida teeksid aga sina, kui sulle öeldakse, et sa pead sellest osa võtma? Meie pidime sellele mõtlema hakkama siis, kui ühel päeval saime me sõnumi, mis erines totaalselt kõigest, mida me seni oleme teinud. Jah, Stig Rästa tahab meiega laulu teha. Niisiis otsustasime me teada saada, kui kaugele jõuavad kaks kõige mittemusikaalsemat inimest, kui eesmärgiks on raadiohitt. Aga mida tähendab laulu kirjutamine? Kas Stig suudab kaks mahlamütsi laulma panna? Ja kas üldse on võimalik lõpetada looga, mida inimesed päriselt kuulavad? Korralikult kammib, noh. Me ei tea vastuseid, aga me läheme neid otsima. Kõige ambitsioonikam tegimegi video seni. Me oleme Far Musicus, et rekordida midagi. Rohkem ei oskagi öelda, kuna meil ei ole õrna aimugi, mida me siin teeme, aga me kohtume kohe ühe meega, kes natukene teab. Kui te näete seda, siis midagi uskumatut on toimunud. Mees, müüt, legend, Joosep Lamp ja seal on Stig Rästa. Kui see ilut tuli? Kaks kõige mitte musikaalsemat inimest Eestis üritavad teha muusikat täna. Kui enesekindel sa oled nagu? Ma arvan, et te üllatute, kui lihtne muusikat teha tegelikult tänapäeval juba. Et te arvad, et võib-olla on keeruline mingit pilli mängida või midagi, aga tegelikult ei ole nagu. Põhimõtteliselt olete tulnud Eesti kõige, hakkan kohe uhkustama, paremasse stuudiosse. Need on Eesti muusikaauhinnad kõik. Karl-Erik Taukar segased lood, aasta pop-album, jälle Karl-Erik Taukar 2 album, aasta meesartist Karl-Erik Taukar, aasta parim laul Elina Vorn ja Stig Rästa. Need on ka auhinnad ja need on nagu nupud, vaata. Aasta uus tulija Traffic, aasta elektroonika album Vadeva. See veits tundub niimoodi, et sa näitad nagu mingeid subakaid kujusi ja ütled, see on ka auhind. See, temust. See on lihtsalt auhind õhtu lõpuks. Aga Eestis üldiselt kõik, keda sa kuuled, nad käivad nagu siin ikka väga palju hängimas. See näeb päris kallis tuba välja. Ta isegi on kusjuures, jah. Ja siin istub siuke mees nagu Vallo Kikas, Eesti kõige parem produtsent. Kõige paremad lood, miksib kõik asjad nende masinatega siis teeb. Aga kus see putka on, kus vaata see pannakse stopile ja karjutakse, et tavai nüüd teed niimoodi asja? Putkat enam ei ole. Ei olegi? Ei, vaat see sama mikrofon siin. Aga see on see koht, kus me kukkima hakkame siis? Ei, me läheme teis. Okay. Siin on nii palju nuppe, et ma ei oska isegi. Sa päriselt raune maa ja siin siia ei lasta. See on nüüd see koht, kus me kukkima hakkame? Jaa, vaat siin on palju vähem nuppe. Üks näpakas seal. Mitte midagi vaja ei ole, kui ainult seda põhimõtteliselt. Sa tahad nagu lugu teha, kas sa alustad nagu beatist või nagu kust nagu tulevad sõnad mängu, et kuidas sa need nagu klotsid pead panema? Sa alustad ikkagi vist sellest, vahet ei ole nagu, mis nagu meeldib, on ju. Vahel on nagu meil mingi pealkiri olemas, mingi head sõnad ja kuule sellele teeks mingi loo. Vahel on see, et teed beati ja siis hakkad lugu sõnu mõtlema nagu. Ma arvan, et see meie puhul nagu võiks proovida seda, et teeme muusikat ja siis vaatame, kus tuleb mingi inspiratsioon või tule. Ja ma mõtlen seda, et okei, ma saan aru, et meie nagu üks sükke soovunelm on see, et me saadame selle Eesti laulule, on ju. Ma eeldan, et me mingit ballaadi ja nutmist ei hakka tegema, on ju. Noh, ballaadi, et vaata, kuna teie nagu laulda ei oska, ma eeldan. Ei. Okei. Viisi käib jää? Ei. Nagu kõik on, sa oled nagu elu positiivne inimene, eks ju. Sa arvad, et ei tuleb, ei tule. Nagu ei. Tegelikult, meil on üks variant, kuidas tuleb, kui me Paulile joodame mingi six-packi õlut sisse, siis sealt võib hakata tulema nagu. Sealt natuke tuleb. Aga sa oleneb päevast, sealt võib ka midagi muud tulla nagu. Siis ei ole. Ja siis lihtsalt ütled stopp, kui sulle midagi meeldib. Mulle juba on suht paljud meeldinud nagu. On või? Jaa. Põhimõtteliselt produtsendi töö ongi see. See on cool. Okei, võtame selle. Siin on lugu valmis. Sa võtad selle ja sisust ongi kõik. Laulad peale. Aga see ei ole nagu pull või? Aga vaata, ta peaks, võib-olla nagu mingi alguses, ma ei teagi, aga peaks kiirem. Aga kui meil oleks vaata siuke koht, minu arust nagu eurolugudel on vaata niimoodi, et sa vahepeal tõmbad nagu kuidagi veits vaiksemaks. Võtad käes kinni ja tõstad käed üles. Eesti. Kas me peaks selle ära otsustama ja kas me teeme nagu eesti või inglise keeles üldse? Mart, see ei ole oluline. Ma arvan, et tehke eesti keeles.
ei ole, see on suht oluline. aga ma mõtlen laulu tegemisel, no see on ju sõnade teema rohkem kui... ei, seda veel kindlasti. Et siis see on nagu väga oluline 10 minuti pärast. See lugu on juba valmis. Äkki Eesti-inglise nagu segu. Sest vaata, vahepeal seal peab ju seda mingit saksamaa keelset sitta ka karjuma, et see kõlaks nagu lahedalt, vaata ju, või nagu... Selle Letos Vetiks läheb muidugi. See on tõsi. Ole va. Või ma ütlen iga asja peale, et ole vaid. Aga see, vaata, kas sul vahepeal olid nad nagu veits süngist väljas nagu oma vahel? Korraks see tõnk. Aga proovime korra seda, kui saab korra kuulda. Mind pandi taha nurka istuma. Ma läksin time out zone'i praegu. Mulle meeldib, see nagu kerib. See on nagu nice, mulle meeldib. Kui kerib või? Ei, praegu on väga hea. Kütame julma! Millest me nagu hakkame siin nagu rääkima üldse? Et ta võiks siuke nagu kinda Eesti siuke high energy hümn olla, mida me võiks saavutada nagu, et sa siuke spordimäng võistlustel sul on, aga siis sa lähed sinna suhtesse või tellarisse ja see käib ka seal, on ju. Mis seondub Eestiga? Vabadus, alkoholism. No Tellar võiks kindlalt mainitud olla. Tellaris näeme. Ma ei tea, hakkame lihtsalt nagu teemade kaupa veits minema. Nagu sport in general. Aga võib-olla peaks seda nagu veits täpsustama, et mida me tahame seal nagu... Eesti suve nagu veits nõustada. Ma ei tea, 15 kraadi, aga ütleme, et toigu pala või midagi. No siin on nagu vägedaid sõnu küll. Aga ma ei oska kuidagi kuskilt nagu kokku viima. Ta võiks nagu niimoodi mõelda, et seda pannakse kuskil spordiüritustel pärast. Ja. Nagu minu arust Eesti. Pigem võiks olla nagu midagi lahedat, nagu ma ei tea, nagu mingi selles mõttes, et me ei korda midagi, mida on juba karjutud, vaid me nagu kreitime midagi uut põhimõtteliselt. Kullame laulvaad. Käsi prindib kulda. See on uus kolmekate laulvaad. Saku ka veel vaad. Saku Kusjuures Joosep laulab väga hästi ka, me mõtlesime, et äkki paneks tema laulma hoopis. Laulda ikka oskad. No mis te mulle otsa vaatate, proovige ise. Nobles olen prints vanalinnas Virolainen. Aga pane niimoodi. Nobles olen prints vanalinnas Virolainen. Krampi läheb kints, üle homme olen kaine. Estane on kõva rahvas, käsi prindib kulda. Meie pall ei valeta, kütame julma, kütame julma, kütame julma, julma. Mitte kunagi ära korra tee mitte midagi mikrofoni, kuna see nagu jääbki lihtsalt vaata alati. Joss, Eesti Laulule, kuhu sa lähed nüüd? Tänaseks siis kõik vist. Stig, kuidas sa esimest päeva hindad 10 palli süsteemis, kui edukaks? Päris edukaks, sest meil on vaata mingi beat olemas, eks ole. Aga noh, selles mõttes see on täiesti tavaline, et me teeme siukse pausi. Me mõtleme hommikul, kuulame korra üle ja siis kas nagu on ka midagi või ei ole. Aga tähtis on jah leida see keegi, kes tuleb, teeb mikrofoni taga midagi head. Meil on juba tegelikult päris hea lugu, aga meil on vaja veel paremaks, ma arvan. Panem kaamerad kokku ja siis Stig ütles midagi, mis kõlab veits nagu... Merilin Mälk kirjutas põnev ja pani smiley. Et põnev ja kõik. Nii meil jäi kodutööks leida laulja ja mul tuli just meelde, mul on üks sõber, tuttav, Hans-Markus Tanilas, kes käis ka Superstaari saates kunagi. Tema oleks tegelikult päris hea fit. Joo Hans, mul on üks crazy idee sulle. No, lase tulla. No põhimõtteliselt Stig Rästa kirjutas meile DM-i, et joo kutid, kas te tahate lugu teha? Ja meil on vaja lauljat ja sina oled väga hea laulja. Davai, ei. No,
Jaa, muidugi. See on kõva. See tuleb korralik heas mõttes siis pomm. No nii, päev number 2. Meie suurim ülesanne oli leida keegi laulja, sest et meie ju ei oska. Ja me tõmbasime välja ühe oma sõbra, tuttava, Hans. See on nagu mingi uue jalgpallhooaja. Superstaari Hans või? Ma ei ütle sest Hans. Praegu käib. Juba käib. See kõik käib sisse, jah. Ütle, kes sa oled, kust sa tuled? Hans, jah. Stig on sul usku meie talenti. Mina olen Hansu näinud Superstaari saates, ma ei mäleta mitmendaks see 7 või 8. 11? 7 või 8 sai. Aga mis ma tahan öelda on see, et Karl-Erik Taukar jäi vist 5. või? Et selles mõttes pole vahet mitmendaks jääd. Oluline see, mida sa pärast. Ma mõtlesin, et moraal on see, et Hans on poole halvem. Aga parem korrast toppima. Oota, kui ma praegu vaatasin peale meie lugudele, siis meile pigem oli see, et ref oli siuke ülikiire ja siuke nagu justkui veits siuke, mingi räppiv koht oli seal. Ja siis salm oli siuke meloodia koht, on ju. Aga kui me vaatame Europapat või seda, siis see on just vastupidi tegelikult. Salmis räppib refis laulab. Ütleme, et okei. See tutvustab kohe seda hukki, eks ole. Yeah! Siis me kuulme mingi tere Eestis. Seda sama või siis kui see on nagu siuke nagu Eurooka, siis on ainult Eestimaa, aga siis ma ei tea, mis sinna peaks. Ja võime kasutada seda, ainult Eestimaa. Asjad, mis toimuvad ainult Eestimaal või? Tulge elama, tulge suurema, aga ma ei tea. Piit käib ära, pumm. Eesti muutustele aldis annab raha, ei saab valmis. Üks on üle. Kevin, sa kuulsid ka, et midagi oli üle? Mulle tundus ka ikkagi väga üle olevat. Mitte nii öelda. Pool öelda. Meie väike Eesti rahvas, kes on Viinis, kes on Prahas, pool on tööl ja pool on koomas, Telliskivis väärtust loomas. Muutustele aldis anna raha, ei saa valmis 10 aastat, üks paar rööpad, kas me ei olegi siis töökad? Siit vaikselt kerib midagi, mul on tunne. Euroraha pane vaikselt tasku, tuli kustum, kui sa lahku. Eesti ümber alles, pool on otsas ja pool on all. Laulge! Siin ei pea midagi laulma. Ma kohe näitan, et ma võin röökimise ära rikkuda. Kas see muusika on väga palju? Sorry. Pane. Ma olin nii halb, ma ise ei kuule. Ei ole. Läheb seal lõpus, läheb täitsa pihta. Lõpus läheb pihta. Selle mõttes, vaata, see ongi point, et ega ta ei peagi minema pihta. Aga selline saab õhk otsa ja ma joon mingi 3 sekki. Ei, paned nii nagu tellaris, mõtled 3 pitsi on sees või rohkem. Kevinil on 2-kohaline arv tavaliselt. Davai, aga meil on vaja vist ikkagi nüüd. Põlta latte, karja sai, padel rõstas, nomle kai. Latte, sa mõtled nagu see kohvijooka? Jaa. On veel mingi muu latte, aga pane mingi Eesti Polt ja latte. Kusjuures on, kui sa Itaaliasse vaata, lähed tellid latet, siis sul pannakse ju piim. Minule bändi. Mees küsis veel hommik. Külma või sooja siis? Sooja. Mees pidi sooja. Mis latet võiks arendada? Lotte. Lotte, muidugi. Lotte, näed. Guten Tag ja hüve päive. See on hea. Ja see on hea? See on hea. Kuredi, võtta kotti ja astu laiva. Polt ja Lotte, karja sai, padel restos, noble kail, Guten Tag ja hüve päiva, võta käru, astu laiva. 15 kraadi, oi kui palav, kulla 3 on tabav. Ei, see pead pausi tegema lihtsalt. Kulla 3 on tabav, vihm ja metsad sooja raba, sind ei jäta iial maha. Iial maha. Kurat, see oli hea. Liiga hea või? Jaa. Oh shit! Let's him see oli väga hea. Ma täpselt ei tea, mida me tegema hakkame.
Eesti, 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 Eesti. okei, ma salvestan vaja. Eesti, 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 Eesti. Kui laul sai salvestatud, oli aeg kõige viimaseks ja hirmsamaks sammuks. Stuudios saime välja, laul on justkui purgis, võtsime ühendust Raadio 2-ga ja nüüd läheme päris inimestele seda tutvustama. Kui enesekindel sa oled? Ma ei tea, mõtle, kui nad ütlevad, et üli. Täna on kusjuures päev, millal tulevad teised Eesti laulud ka välja, eks sul ongi nagu Vanilla Ninja ja siis on tegimegi. jah, aga lähme vaatame, mis nad räägivad meile. Ma ei tea, kas ma tahan teada, mida nad arvavad sellest loos. Me peaks muidugi enesekindlamalt peale minema, et kurdi kuseme siin praegu. Selle peab paika panema, me läheme ikkagi seda kui nagu hitti promoma, eks ju. Jah, see nišš oli lihtsalt 48 tunniga. Väike taim. Ja Jüri, meediamaja, missugune on raadiomaja, sest tänases saates me oleme rääkinud juba Andrei Sevakiniga ja nüüd on meil uued tegijad YouTube'i rindelt Paul ja Kevin, tervist! Tere! Põhiline on see, et contenti saaks, eks ole. Ja Jüri, meile on tuldud siin mitte tühjade kätega külla, vaid Paul ja Kevin üritasid teha, aga ma saan aru, võimalikult kiiresti laulu valmis, millega jõuda Eesti laulule. No Eesti laulule ta päris ei pääsenud, aga rääkige sellest, mis värk on, kui kiiresti ja mida. Põhimõtteliselt sellel on tegelikult natukene huvitavam tagalugu on see, et ühel päeval saime me Stig Restalt sõnumi, kes kirjutas, et ta hakkas perega meie YouTube'i kanalit jälgima ja tal tuli üks mõte, et võiks teha koos laulu. Ja kui see laul on nagu piisavalt šef, siis võiks proovida seda saata ka Eesti laulule, nii et me tegime 48 tunniga Stig Restaga laulu. Kuulge, kuidas oli siis muusikat teha koos Stigiga? Mis te arvasite, et see olema saab ja milline see lõpuks siis osutus olema? Kohe ütlesime Stigile ära, et tegelikult sa pead aru saama, et siin on 2 muusikaliselt kohutavat talenti. Me ei oska laulda, me ei pea viisi, me ei saa noodist aru ja me ei ole kunagi ühtegi pilli mänginud. Ja tema vastusõna vähem oli, et räppida ikka oskata. Tegelikult ka see ei ole nii lihtne, et see kogemus lihtsalt, me läksime kohta, kuhu me tõesti, me ei saanud aru, mida me teeme ja ta hakkas vaikselt õpetama ja ma arvan, et midagi tuli välja. Selge, see laul kannab nime Ood rahvale. Eesti rahvas, kes on Viinis, kes on Prahas, pool on tööl ja pool on koomas, telliskivis väärtust loomas. Muutustele aldis, anna raha, ei saa valmis 10 aastaid, üks paar rööpad, kas me ei olegi siis töökad? Eesti ümber alles, pool on otsas ja pool on alles. Euroraha pane vaikselt tasku, tuli kustum, kui sa lahkud. Eesti ümber alles, pool on otsas ja pool on alles. Karja sai padel restos Noble Kail, guten tag ja hüve päiva, võta käru, astu laiva. 15 kraadi, oi kui palav, kulla 3 on tabav, vihm ja metsad sooja rabas, siin ei jäta iial maa. Eesti ümber alles, pool on otsas ja pool on alles. Euroraha pane vaikselt tasku, tuli kustum, kui sa lahkud. Eesti ümber alles, pool on otsas ja pool on alles. No korralik ju, lõuad sõitma. No mis seal ikka, on nagu on, eks ole, korralik eurotümokas, kelle arvele võib siis inspiratsiooni nii-öelda panuse siin kohal kirjutada, kas see on Joost Kleini tuules? Jaa, kindlasti sellised nagu meie võib-olla põlvkonna siis tegijad nii meie Maarjamaalt kui ka väljaspoolt. Ma sain siin mõne
naljaga pihta, mulle meeldis see Telliskivis väärtust loomas, siis Kullamaa, mitte kollased, vaid kolmesed olid siin üheks, eks ole, läbivaks parooliks. Muusikanõukogu, Bert, kuidas sulle meeldis? Oli sealt sellist nagu tunnet, et sa segaks nagu kokku natuke nagu päkapiku diskot tänapäevase siis nii-öelda sotsiaalkriitilise tekstiga või oli see ikkagi see, et praegu on see laine muusikasse on tümps tulnud ja ropud sõnad on puudu, et olla hitt? Jüri Mutika, te olete ikka väga tiip. Mina siis mõtlesin, et korralikult kammib, jumala hea, et tõmakas on olemas ja Joost Klein minu jaoks kohe rullus, eks ole, ja olin otsapidi seal kuskil madalmaades diskoteegis dressipükstega. Jah, Eesti Laulule see, ma saan aru, napilt oli seal allpool seda punast joont, aga Melodiifestival on Rootsis, kindlasti Stig on kaalunud ka sinna minna, et see laul läheks neile väga hästi peale. Siin on, ütleme, vagu on lahti aetud, leidke see riik, kes selle laulu enda esinduslauluks valib. Absoluutselt. Tere, see info ka veel, et kui see video saab 500 laiki, siis me laseme kogu loo välja, nii et hurra!